Tere hommikust kõigile varastele füüsikahuvilistele ja teadushuvilistele. Tänases teadusnurgas räägime me magnetitest. Alustan ma sellest, et ma võtan kõigepealt endal kella käe pealt ära. See on selline ohutustehniline võte, kui on metallist asju ümber, siis need tuleb alati magnetite juuresolekul enda küljest ära võtta. Magnetitest nii palju, et selliseid magneteid, selliseid väikseid molenuppe on vast kõik näinud ja see on üks väga lihtne rakendus ju magnetitele. Aga ma kohe räägin ka natuke teistest, natuke keerulisematest kasutusaladest magnetitele ja ka natuke selliseid huvitavaid magnetitega seotud nähtusi. Nii, kõige alustuseks alustame sellest, et näitan väikseid, aga väga tugevaid magneteid. Kui selline igapäevane kodumagnet on, need kaks väikest malenuppu, kus saab lihtsalt üksteisest lahti võtta, siis näiteks neid magneteid juba nii lihtsalt üksteise küljest lahti ei saa. Sellega peab tükk aega nikerdama, võin näidata siit, et tõesti need oled kõvasti kinni. Kui ma neid suuremaid magneteid siin üritan lahti saada, siis ma ütlen ausalt, mina neid siit nii lihtsalt lahti ei saagi üksteise küljest. Nii, aga ma võtan sellise samasuguse magnetiga, see on nüüd suurem tükk, sellepärast on ta tiba tugevam, kandiline ilus tükk ja ma panen siia metallist pulga külge. Kolksti tõmbab ennast kinni siia ja näidata, kui tugev ta on, siis ma kutsun, kuna mina hommikul on unine, virgutusvõimlemine on tegemata veel, siis ma kutsun Toomase siia appi, et kas tema nüüd jõuab need pulgad, metallist pulgad lahti tõmmata siit. Võtame üks ühe teine teiselt poolt. Okei, võtame siis niimoodi. Nagu oli näha, see asi on raske. On. Et kui sa siin... Anna ma jää pussima. Pussi. Et nagu näha, see magnetite lahti rebimine ei ole tihti üldsegi mitte lihtne ülesanne. Veel raskem on, võtan siit sellise nii-öelda elektromagnet. See on nüüd üks magnet, millega kus selle magnet välja tekitab hoopis elektrivool. Võta oma kätte, vaata. Meil on vahepeal juba magnetid see külge tulnud. Magnetid rändavad ringi. Nii, proovi, kas jääb kinni või ei jää. Tõesti, klõps, 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 käib kokku lahti, midagi pole. Nii, aga ma võtan siit ühe väga väikse patarei, lasen siit elektromagnetist voolu läbi. Pane nüüd kokku. Nii, ma vaatan kui vahelt, läks ja jäi. Ja oota, ma nüüd üritan rakendada 27-aastase inimese head füüsist vormi ja sellest ei ole midagi kasu. Tõmba veel natuke. Nii, nagu näha oli see suhteliselt tugev. Ma võin ausalt öelda, et see on umbes 60 kilogrammi tuleb sinna otsa riputada ja seda lahti saada. Mis on piinlik moment, ma ei jaksa 60 kilo niimoodi. Ei jaksa jah, see on raske. Võib-olla on tiba rohkem ka. Nii, aga ma näitan veel ühte huvitavat asja. Toomas, mis arvad, mis see on? See on selline pruun vedelik. Nuusuta aga ära. Maista pole. Ta ei ole mürgine, aga... Ta on õlilõhnaga igatahes konkreetselt. Ta on õlilõhnaga, ta on vedelik. Nagu näha siin. Õhuke kiht on. Täiesti loksub ilusasti ringi. Nii, aga mõtlen kõigepealt siit ühe väikse magneti. Nii. Ja juba ta nii, võtame ta ilusti kätte. Ja panen alt poolt selle magneti siia lähedale. Vaata, mis juhtub. Kui mina seda esimest korda nägin, siis mulle tundus väga veider see igatahes. See on veider, see on tõesti siukesed ogad on siin püsti ja ma seda nähes mõtlen, et niimoodi siit said tõenäoliselt inspiratsiooni esimesed 3D graafika tegijad tõenäoliselt. Ja võib-olla küll. Mis siin siis toimub, miks ta pressib niimoodi selle vedeliku ülesse? See on nüüd tõepoolest on vedelik, aga nii huvitav, kui see ka ei ole, see on sisuliselt vedelmagnet. See on vedelik, millel on tavalise magneti omadused. See tähendab seda, et kui ma panen selle teise magneti siia lähedale, siis ta üritab ennast tõmmata nüüd siia selle alumise magneti külge. Ja sellepärast ta moodustabki siukse kuhjakse ja kuna magnetväli koondab sellistesse nagu tippudesse, siis ta tekitab siukse väiksed mügarikud või selle suure mügariku otsa. Aga võib-olla võtame siis selle veel tugeva magneti siit. Rakendame jälle kahe mehe jõudu, et seda siit kätte saada. Jah, siin peab natuke ettevaatlik olema, sest need asjad võivad üksteise külge
hooga kinni lennata magnetide puhul alati, kui on sellised tugevad magnetid. Nii, no panen selle siia. Ja lähedal on selle, kuna see magnet on päris tugev, siis peab ettevalt, kuna ta võib selle klaasist asja lihtsalt katki teha. No, mis juhtus? Juhtus sama asi, et kõik jooksis siia keskele kokku. Kui ma keeran seda natuke, no magnet veel muutus ja muutub ka see kuju. Ja kui ma tõmban kaugemale, siis tõepoolest kõvasti jääb kinni lausa kohe. See on väga, ma pean ütlema inglise sõna spooky või kinki värk. Nii. Ja see magnetvedelik tegelikult mõeldi välja selleks, et kui on vaja näiteks mingit süsteemi jahutada, siis näiteks kosmoses rakette ehitatakse, siis kui tavalise pumbaga seda vedelikku ringi pumbata, mis seal jahutab näiteks mingisugust mootorit, siis pump võib katki minna. Pumbas on igasugu liikuvad asjad, lähevad lihtsalt katki. Ma proovin ka sellega mängida sinu lahkeloal ettevaatlikult. Jah, aga ainult altpoolt pane seda. Jah, ikka. Aga sellist magnetvedelikku saab lihtsalt pumbata sellise magnetsüsteemiga sisuliselt. Nii, ja igapäevaelus leiab rakendus sellele magnetvedelikule näiteks selliste kalliste autode amortisaatorites, kus ta nagu summutab seda võnkumist. Sellega siis tänaseks meie veidrad katsed on läbi ja järgmine nädal siis juba jälle.